Tere jälle kaheksandikud. Täna räägin teile pikalt ja põhjalikult otsekõnest ja pärast seda ka kaudkõne moodustamisest. No otsekõne kirjavahemärgid on üks paras peavalu, aga kes selle on selgeks saanud, sellele ei ole see teema üldsegi mitte raske. Sinul tuleb osata seda otsekõnet kirjavahe märgistada, sest kui sina teed referaati või uurimistööd, siis sul tuleb ikka aeg-ajalt tsiteerida erinevaid autoreid ja tsiteerimine on väga sarnane otsekõne kirjavahe märgistamisega. Aga alustan ikka sellest, et teen selgeks, mis on saatelause, mis on otsekõne. Et kui sa tahad paremini jälgida, siis sa võid võtta oma õpiku lahti leheküljelt 98 ja jälgida minu loengut koos õpikuga, õpiku lehekülg 98. Aga alustame siis sellest. Saatelause juhatab sisse otsekõne, kes räägib, kuidas räägib, kas ta palub, karjub, sosistab ja sa saad teada, kes räägib. Nii, ja siin on sul esimene lause, ema palus, Tiiu, mine poodi. Nii, see, mis selle ema suust siis tuleb, see siin on otsekõne ja ema palus on siis saatelause, ta juhatab selle otsekõne sisse. Märgistan selle S-iga ja see on siin otsekõne. Nii, ja kui sinul on selline esimest tüüpi lause, ema palus, Tiiu, mine poodi, saatelause alustab, siis tuleb kindlasti koolon, nüüd algab otsekõne, sa ei tohi ära unustada jutumärke ja otsekõne lõpus on siis lõpumärk, kas see on punkt, hüüumärk või küsimärk ja jutumärgid lõpevad. Jäta meelde, et sa ei ole lohakas oma jutumärkidega, jutumärgid alustavad ja lõpetavad otsekõnet, nii et need peavad olema kõige viimased. Ei ole ka õige, kui sa kuskile siia peale lihtsalt lohakalt teed, et kui nad on kohakuti, siis see võib ka täiesti viga olla, et jutumärgid peavad olema kirjavahe lõpumärgi lõpus järel. Nii, järgmine skeem, Tiiu, mine poodi, palus ema. Mis nüüd juhtus? Nüüd on nii, et sul on kõigepealt saatelause ja kõigepealt on otsekõne ja seejärel saatelause. Nii et otsekõne alustab. Nii, jutumärgid, otsekõne. Kui sul on nüüd hüüdlause, käsklause, küsilause, siis sa paned siia hüüumärgi või küsimärgi. Nüüd jutumärgid lõpevad ja läheb edasi saatelause väikese tähega ja lõpupunkt. Nii, et sa ei eksiks siis selles, et kui on otsekõne alustab, kirjutad otsekõne ära, paned lõpumärgi, jutumärgid kinni ja saatelause läheb edasi väikese tähega, lõpupunkt. Nii, tõin veel ühe näite, et kui on selline täiesti tavaline neutraalne jutustav lause, ma lähen kinno, ütles Eeva isale. Alustab otsekõne. Nii, jutumärkidega alustad, otsekõne suure tähega. Nii, kui sa peaksid siia panema nüüd punkti, siis punkti ei panda, pannakse punkti asemel koma. Nüüd jutumärgid kinni ja lähed edasi, saatelause väikese tähega ja muud kunsti ei olegi, punkt. Nii, et need skeemid tegelikult tuleb teil pähe ajada, ilma selleta ei saa, muidu sa jäädki eksima. Nii, ja kõige raskem skeem on see kolmas, kus kõigepealt otsekõne, siis otsekõne katkestatakse ära, saatelause on vahel ja siis jälle jätkub otsekõne. Nii, otsekõne algab, jutumärgid, otsekõne suure tähega, ma lähen poodi. Nüüd sa paned koma, jutumärgid pärast koma. Nüüd läheb edasi saatelause väikese tähega. Nii, kui saatelause lõpeb ära, paned koma ja nüüd läheb otsekõne edasi väikese tähega ja lõppu siis, mis iganes märk peab olema,
ja jutumärgid päris lõppu. Nii, see on kõige raskem skeem, aga see tuleb selgeks saada. Algab otsekõnega, jutumärgid, otsekõne suure tähega, otsekõne katkestatakse, paned koma, jutumärgid kinni. Nüüd lähed edasi saatelausega, saatelause väikese tähega, kui saatelause lõpeb, koma. Nüüd omakorda jutumärgid ja otsekõne väikese tähega ja lõpus lõpumärk ja jutumärgid. Eksitakse nendes kohtades, ei panda seda otsekõne katkemise koma, ei panda seda saatelause lõppemise koma ja võib-olla teile tundub, et jube palju selliseid konkse on siin, aga need on vajalikud koma ja jutumärgid ka veel uuesti. Jutumärgid algavad ja jutumärgid lõppevad. Vot selline. Otsekõne juures tuleb rääkida ka üttest, mis asi on üte. Et ema palus, ema pöördus Tiiu poole, Tiiu, mine poodi. Et kui sa pöördud otsekõnest kellegi poole, siis sa eraldad selle muust tekstist komaga. Kui ta oleks nüüd lause keskel, siis ta oleks 2 koma vahel, kui ta oleks lause lõpus, oleks ta jällegi 1 koma vahel. Näiteks, et isa hõikas, kuulge poisid, minge poodi, siis poisid on 2 koma vahel, see on üte. Üte on alati nimetavas käändes, et siin ei saa mingit käände lõppu olla. Üte on kes, vastab küsimusele kes. Otsekõne puhul rohkem ei olegi midagi rääkida, aga nüüd ma räägin teile ka kaudkõne ära, et alati ei kasuta otsekõnet. Ja kui sina mingit jutukest kirjutad, kirjandit kirjutad, ega sa seda otsekõnet palju ei kasuta. See muudab teksti hästi raskepäraseks, teksti voolab, me takerdume ainult sellesse otsekõnesse. Ja aeg-ajalt tuleb meil juttu ümber rääkida. Et mina küll olin dialoogis kellegi teisega, aga kui ma räägin seda juttu 3. ringi, siis ma enam ei kasuta otsekõnet, vaid ma räägin kaudkõnes. Ja kaudkõne kohta on meil õpiku lehekülg 100, et kui sa tahad praegu jälgida, mida kaudkõnest ma räägin, siis võid võtta õpiku lahti ja kaasa mõelda ja vaadata. Et kaudkõne ei ole üldsegi mitte raske, kui sa natuke tead neid reegleid. Et nii, aga ma räägin nüüd ära siis selle, mis erinevused on. Kui ma pean otsekõne lauset tegema kaudkõneks, siis esimene asi, ma jätan ära jutumärgid. Ma ei ütle enam ju otse, vaid ma räägin kaudselt kellegi teise juttu edasi. Kuidas siis kõlab see ema palus Tiiu mine poodi? Ema palus Tiiut, et ta läheks poodi. Punkt. Kaudkõne lõpeb alati punktiga. Tiiu mine poodi palus ema. No see on sama lause, ainult teistpidi pööratult. Ema palus Tiiul minna poodi. Ma lähen kinno, ütles Eeva isale. Jäta meelde, et kaudkõnes ei saaks olla seda maad, vaid maa muutub siis taaks. Ja kuidas see kaudkõne siis välja näeks? Eeva ütles isale, et ta läheb kinno, punkt. Nii. Ja siin on, et ma lähen poodi, hõikas Eeva isale ja toon midagi head. Eeva hõikas isale, et ta läheb poodi ja toob midagi head. Jätke siis meelde, et see mina vorm muutub temaks ja ma siin kirjutan ja räägin ja kõik tuleb, et ma lähen poodi, oli siin, ma siin varem kirjutasin, ei tea. Aga kui kaudkõne on vaja, siis paned siia 3. pöördes. Ja kui ma nüüd võtan õpiku arenduse siin ette, et see on õpiku lehekülg 100, Juhan lausus, ma ei kuule õpetajat,
kuidas see kaudkõnes on. Juhan lausus, et ta ei kuule õpetajat. Malle arvas, Tuuli tahab gümnaasiumisse minna on otsekõne, aga kui seda öelda kaudkõnes, Malle arvas, et Tuuli tahtvat gümnaasiumisse minna. Ema ütles, kuulge poisid, leppige ära, see on otsekõne, aga nüüd, kui ma jutustan seda kaudselt ringi, ema ütles poistele, et nad lepiksid ära. Tiiu vastas, ma käisin eile siin, otsekõne, Tiiu vastas, et ta käis eile seal. Et ka see siin määrused peab nagu kaudseks muutuma. Tiiu vastas, et ta käis eile seal. Ja ma olen teile e-kooli üles pannud nii otsekõne kui kaudkõne harjutusi, nii et harjutage sel nädalal ja saage asjale pihta. Aga kohtume jälle.